hommik. Kahjuks on kõik, jah. Võtke rahulikult kas kiiritega või ilma, aga ärge jumala eest riskida. Ma jätame side pärast. Jah, aga hästi rahulikult. Muidu läheb kõik omas ajas, aga lihtsalt ilma aja võtta. Laavastud on nii palju. See lõpud rampad ju. Need olid kõige ägedamad. No jah, midagi teha.
kohta. Jah, sa nüüd Mõni oli Ei, nad saavad minema, nii et lähevad, need olid alles praegu kampis, nad peavad käru, linnas ja... jah. Külg üles minna. Davai, külg üles. On sul midagi siia? Jaksab keegi edasi. Mis tahab? Üle tõsta täitsa või? Külje peale? Korras või? Selle ei juhtu midagi. Las ta olla. Autolugu 95 on sees ka ja okei, how do you comment this day? Very fun. Very fun. How do you feel fun? Nothing dangerous as a previous one. And literally some changing a lot on short. Edukate paariga tegemist oli ja mehed kurtsid, et natuke libe on, et kõik see on nagu endiselt kordusplaadi peal kõik see jutt käib. Libe, aga samas huvitav katse lühike ning võib rahule jääda. Kuidas su tänane päev sõidus läinud on? Hästi, halvasti, sa rahulema sõidud? Täna üsna okei olnud, et esimene katse jäeti ära kohe. Esimene ring jäi üsna lühikeseks, aga üldse mingeid muresid väga ei ole, et rahulikult läinud. Kuidas on nagu tunne kodusaarel sõita üle pika aja? Tunne on kindlasti hea, et saab kodus rallit sõita, samas öösel kodus magada, et see on kindlasti väga positiivne ja üldse väga ammu ei ole kodus käinud, et see on kindlasti mingi lisa selle juures, et saab vahest kodus käia. Kindlasti Lauri Reintammi, Ken Torni, Raul Viilo, Allan Ilves, Maas, Henri Raide, Timo Heiskonen, kõik need mehed on veel. Nii, aga sul on tekkinud seal väikene paus, ma tahan. Ja ma ei tahtnud öelda seda lauset, vaata, mida me oleme kogu aeg rääkinud. Tegelikult terve selle hommiku ausalt öeldes. Ja, et ma kuulen hääli. Siis loomulikult Ott Tänak, Kuldar Sikki, Jörg Krossi ja Mölderi ees. Lauri Reintam on kohal. Tere Lauri, kuidas sa kokku võtad selle katse? Aga mis ta on siin, massi lüüt hakkas jamama ja... Nii, ei olnud see mees, jah, Lauri Reintam kõige õnnelikum, kuigi lorisemiseks nagu ta ridade vahelt välja võib lugeda põhjus.
Ja kindlasti, et tegelikult täna me enam nii kõvasti ei pushi kui eile, et eile me üritasime endast maksimumi ja sekund oli see vahe, mis kilomeetri kohta jäi. Selge on see, et ega meil nagu endal lootusi palju kõrgemaid ei olnudki. Aga täna jah, natuke võib oleks võinud rohkem pingutada, aga ei ole heitlikud olud on. Kohati on pidamist väga palju ja kohati ei ole üldse. Pole nagu mõtet väga liigseid riske võtta, et kätte teda niikuinii ei saa. No jah, ega ralli on niisugune asi, et ega alati võib kõik juhtuda, aga selge on see, et meil liigselt pushima pole mõtet enam hakata. No Eestis on jah, tehnika tõttu on päris mitu katkestamist ja auto 24 rallil suutsin ise viimasel katsel ära käperdada. Aga noh, vähemalt Lätis on läinud selles mõttes see aasta väga hästi, et meistritiitel on käes ilma 2 rallil osalemata ja selles mõttes võib rahule jääda, aga Eesti jah, kahjuks see aasta ei läinud nii, nagu oleks tahtnud. Ütleme jah, et Lätis läks see aasta tõesti hästi, et tehnika ei vedanud kordagi alt ja ise ei teinud näpukäid, et selles mõttes on väga positiivne. Väga normaalne, väga hästi sobib. Осторожно, отпускай!
tea, Vellem vist. Et me just arutame veel kaks ära ja mille pärast ma loodan, et noh, ikka ei tahta olla, tühja sellest. Väidetavalt on olnud rallisid maailmas, kus jääb palju rohkem. Ei ole kahte kätt. Tõstame pea joonele. Niimoodi kergelt pea kaks kätt. Plaksutamise põhiline ülesanne on see, et teil on olemas kaks kätt. Nii, esimene oli plaksutamine. Vahepeal väiksed tripsid. Vähe on plaksutatavaid. Väga vähe. Sellega me ei saavuta täna üldse midagi. Vilistamine. Tuli. Ja kiire jänku rahvas vilistab. Kokkane seltskond, kas teie plaksutab oskab kõik kuulda. Ja kõik ülejäänud oskavad jeelda. Tundub, et nüüd tuleb jah, antakse auhinnang. Ja lähme lai. Lihtne. Ongi nii. Me oleme ülesanne täitnud. Võistluse direktor Toomas Sepp on väga pikkas. Nii, Estooni Aissakuta rossiyskih, latышских, украинских полей, степей. И это значит, что мы сегодня заканчиваем. Ja nende meeste üle on mitte ainult saarlastel rõõm, sest need mehed ei ole ammu enam Saaremaa rallisõitjad, vaid nemad on juba ammu Eesti ja Euroopa rallisõitjad. Ott Tänak, Kuldar Sikk ja muidugi siis võitjatele pärjad ja nagu Saaremaal umbeks on need pärjad okkalised, torkivad kadakased ja otse loomulikult ongi nad kadakast. Ma loodan, et nüüd see mingi hetk, kus ma veel ei tohi minna, ma ei saa veel minna, sest nüüd läheb veel hoiame natuke, tulge lähemale ja kõik, tulge fotograafid, eriti oma kallite fotoaparaatidega ja asuge toimetama. Võitele Kuldar Sikk! Winners of the Saaremaa Rally 2011! Ott Tänak, Kuldar Sikk! Salamisi hiilisid ligi mehed erinevatat värvi tagides, oli kollaseid, oli valgeid. No nii, nüüd on vist see aeg käes, kus ma juba julgen lähemale tulla. Ott, eile õhtul ütles, et sul on ülimalt hea meel taas siis Saaremaal sõita, loomulikult võita teist korda nüüd. No, on siis mingid emotsioone järgi jäänud ka kõikides ralliraadio kommentaarid ja kõigest muust? Ja kindlasti väga kihtne. Rahvast on palju ja elu on ilus. Mis sa selle raja kohta ütled? Siin oli hommikul, päeva otsa ma jõudnud libe, slipperi ja ma ei tea kõik muud. Kuidas sulle istus? Oli libe. Oli libe? Üllatas vahest küll, aga ei, samas jälle oli kuiv, samas oli libe. Nagu Saurem ikka. Spetsialisti nagu ei häiri, spetsialist peab sõitma iga ilmaga. Me siin tegime võrdlus, et see on nagu ettevalmistus veebruarikuiseks Rootsi ralliks või jaanuarikuiseks. Pigem ma arvan, on Velsile päris sarnane, aga ei tuleb sõita igas asendis. Vot see on nüüd juba midagi uut, eks sa ei mõtled, et pigem Velsile sarnane. Muidu olid natukene Saaremaa ralli on võrdne sellega, nüüd sa juba tead maailma rallisid. Ehk siis ilmselgelt me saame sulle soovida õnne rallivõidu puhul, ilmselgelt jõudu ja jaksu ja peaasi, et jätkuks seda kuradi oma tahtmist sponsoritel ja järgmisel aastal toetada ja siin edasi lükata. Ütled see tänusõnad? Anname endast parima loomulikult. Aitäh fännidele kõik! Ma püüan ka Kuldarile korraks mikrofoni nina saada. Kuldar, sinu mikrofon nina all on üsna selline igapäevane tegevus. Ütle ka midagi ilusat Saaremaa rahvale. Saaremaa on kõige ilusam maa. Ja nüüd press, fotograafid. Ott Tänak, Kuldar Sikk. A8. Selline on siis võim ja vägi nende meeste poolt vaadatuna ning võib öelda siis, et ajaliselt oli see vahe 1:54,4. Noh,
ei, siit veel ka nii pea minema. Sõpru-tuttavaid ja eilne üleskutse siiski mõjus. Kollased lipud ja kollased joped toodi välja. Nüüd saarlastel on paanikanukk sees, ei tea, mis edasi teha. Kas hakata kolla-valgeid lippe tootma või ainult valgeid lippe. Ja kingitus Saaremaa fännidele. 11 võitjad, Ott Tead kuldat trikk veel kord. Järgi unustage seda, mida me siin harjutasime. Üle laulu ka. Teine koht. Mark Ross ja Raigo Melder. Oi, oota võitas. Ma just mõtlesin, et huvitav, mis ta nii kauaks jääb. Lapse rukk on peal. Auhinnad tulevad täna õhtul, aga praegu siis vahuveinid ja fotograafide rõõm. Ja mul on selline tunne, et poistel on veel fännetare. Tea, kas Rakverest on bussiga kohale tuldud või on see rongiga? Oh, õige! Tubli poiss, sportlane, võtame limonaadi, aga mitte ei hakka siin mingit laristama. Tubli! Vot see on õige mees. Vellu, tere ma! Palun, et sa oled nüüd olnud Saaremaa rallil 4. aasta või 5. Oi, ma ei tea. 6 äkki juba. Kuule, kas äkki õnnestuks kunagi niimoodi teha, et ei Georg, ei Mikkel. Äärmiselt huvitav, et muljetavaldava kiirus. Väga kihvt. Tema areng on küüratu, nagu ütlevad teised. Kas see aitab ka sinu arengule kaasa, kuna teie tiim on ikkagi tiim? Ma väga loodan. Praegune hetk oli küll see intervjuud, ei ole vist andnud keegi sampuse duši all. Ühesõnaga, mis on sinu järgmise aasta kõige suurem eesmärk? No, raske öelda praegalt, eks vaatame. See aasta Eestis läks tulemus täiesti unsu, aga ehk läheb järgmine aasta parem. Okei. Ma soovin teile edu ja loomulikult kogu rahvas! Kergus Rõiander! Enne motosport ja oi. Nonii, Georg Rossi fännklub ja ainult üks võimalus on teada, kust kohast nad tulevad. See on ikka Lääne-Virumaalt, aga võib-olla ka kuskilt mujalt. Vau, ütleks selle kohta. MM Motosport, Georg Ross, Raigo Melder ja tänase ralli klassi A8 teised ja absoluutarvesse teised. Aga nüüd, head sõbrad, pikka aega ei ole seda Paraneos Racing on siis teie ees ja hindab pagal, ma panen igaks juhul. Praegu paanet peale. Jaanis Paraneos, Gunnar Stigans, klass N4, klassivõit ja arvestuses, kes saavutas siis üldarvestuses Eesti meistrivõistlustel meeskondade vahel võidu. Väike lätlaste rõõmupidu. Janis, поздравления. Янис, два слова. Мы вчера говорили, что ты очень бы хотел, сказал это. Так что ты рад? Я очень рад, конечно. Как, можно ли так сказать, что это хорошая концовка до твоего сезона? Я не знаю, в гостях, если выиграть, хороший тон или плохой. Ну, мы довольны, ты же принес титул и очки Team RRC тоже сегодня. Да, но это тоже такое давление было, что надо было ехать быстро. И тем более, что Рауль вчера остался на трассе. Рауль остался на трассе, зато Брит. Помог тебе? Ну, он морально все время меня за меня. Отлично. Поздравляю, Янис, поздравляю, Гундас. Янис Аravõus, Gunnar Stigans! Ja nagu siis öeldud, lätlased tõi absoluutarvestuse 4. koht ja meie ees viis vastne värske kinnitatud Eesti meist.
Kaspar Koitla, Andres Ots, esimest hooaega, esimest täishooaega neliveolisel autol, esimene täishooaeg. Autoga on toonud selleni, et Venemaa klubi SC Megapolise mehed on siin Eestis suutnud saavutada ühe aastaga totaalse võidu, totaalse tõusu. Väga pinkslises heitluses kindlasti te teate seda, kuidas heitlus toimus. Näete, olete jälginud kõiki neid... No mis pagan, kuidas see käib? Väga lihtsalt. No, umbes tulin ja nägin veitsin, et teisi nagu üldse polekski. Ei ole siin tegelikult midagi lihtsalt öelda. Vaata aega, või seda aastat tagasi, siis on hooaeg sekundist sõit, et midagi lihtsalt ei ole. Ka täna 3 sekki vahe ja väga hea võistlus. Nii et ühesõnaga valik, klubi valik, hea toetus on tugev. Ivan Mironovile suur tänu. Fännidele toetajad, ma ei tea, ma ei hakka neid selle ette lugema. Kõik, kes armastavad kiiret jänest, kõigile aitäh, Pausin. Ja, suur aitäh kõigile. Okei, palju õnne, Kaspar. Eesti meister, klass N4. Kaspar Koitla, Andres Ots. Ja tänavusel aastal on meil kõiki neid üllatusi või no ütleme niimoodi, sellisi häid sisse tulemisi nii palju, et lausa hullu vaja kohvikul selle asja nimi. Ja mul on hea meel, mul on ääretult hea meel. Arvestus 5. koht, Roland Murakas, Kalle Aadner. Ja kui me siin juba mõni aeg tagasi, laupäeval meenutasime, et kurat, mul on ikka nii hea meel, ma vaatasin leidsin ühe pildi, kus sa olid täpselt nii pikk istusid, kui jope all oli. Siis me saime tuttavaks, siis hakkasid kiiresti sõitma. Ausalt, et ma poleks osanud oodata, et sa nii kiiresti õpid kiiresti sõitma. Sinu emotsioon sellel aastal Saaremaa ralli 3. koht M4, see on midagi uskumatut. Jah, väga hea emotsioon. On hea. Onu jäi selja taha, ega ta ei pahandanud. Ma loodan, et mitte. Et alles mõni aasta tagasi me jagasime siin Jaanus Murakase ja Margus Murakase omavahelisi aegu ja nüüd äkki siis Roland Murakas, Margus Murakas, et kurat, on ikka hea tunne. Ma soovin sulle veel kord õnne tänase võidu puhul, ma loodan, et järgmisel aastal on siis 1, 2, 3 Eesti meistrit teie sellest noortekambast ja et siis nii-öelda noortekambast mehed on suureks kasvanud, pagan, ma hakkan juba varsti alaväärsuskompleksi all kannatama. Ahah, isegi sinule jätkus fänne, näed kui hea. Muidugi eile oli fännilippe palju rohkem, aga mul on teile üllatus. Mõelda siis, et rallisõidu kuninglik klass N4. Viimastel katsetel hävinud, kuid väga õige, et on saadetud just sellises järjestuses ja poodiumile tulevad Margus Murakas, Tom Riis, Proore rallitiim ja Margus, kes on 5-kordne Saaremaa ralli võitja. Argus, ega mis sinust, vana mees, on sul hea meel Roltsi võidu üle, 3. koha võidu üle? Ei, loomulikult, Roland oli tegelikult juba Viljandis kiire, et seal ühe vitsa taga kinni jäi, seal kõik tühi asi. Et tema tempo on ju kogu aeg sellele poole tõusnud ja tõuseb veelgi. On hea õpilane tuleb välja? No ise tubli. Ise tubli. Kuidas sul endal siis viimased katsed läksid natuke untsu? Ei, meil siin oma tehnika häda, kui tähele paneb, nagu kord autoga sõidame. Ja. Selle saab korda. Okei, aga siis juba järgmisel hooajal Margus Murakas, Tom Riis, Proore rallitiim ja täna siis N4 rühmas olid nemad, pean üle vaatama, 8.